juht. Kohal on hetkel 13 volikogu liiget ja puudub 4. Päevakorraga te olete saanud Volise keskkonnas tutvuda koos kõigi nende materjalidega. Kas kellelgi on päevakorra osas küsimusi, ettepanekuid? Ei ole. Paneme siis päevakorra hääletusele. Aitäh, päevakord on kinnitatud. Päevakorrapunkt number 1 on HEV kompetentsikeskuse kontseptsiooni tutvustus ja ettekandjateks on Rae vallavalitsuse poolt Marju Randlepp ja Hannes Orkse Cumulus Consultings. Nii et palun, tulge siia ette laua juurde ja ettekannet. Puldis peaks saama neid slaidega edasi. Tere, mina Marju Randlepp, Rae valla hariduskultuuriameti juhataja. Algselt oli küll Madis Sarik vallavanem plaanis siin seda teemat tutvustama. Ta on täna seotud Rae gümnaasiumi õpilaste ühe tegevusega, et kahjuks jõudis liiga hilja tagasi, et praegu siis mina. Aga ma olen tõesti selle projekti alguse loomise juures olnud, kus ideena on tekkinud vajadus Rae vallas hariduslike erivajadustega lastele õppimisvõimaluste loomiseks. Et kuna see on see teema, kus nii Rae vallas kui kõrval olevates valdades omal ei ole selliseid õppimiskohti otseselt, selliseid erikoole, kus siis kõige keerulisemad lapsed saaksid õppida, eelkõige siis hooldusõppe ja toimetuleku õpilased. Aastaid on meie õpilased käinud Tondi koolis, teistes koolides Harjumaal, aga mida aasta edasi seda keerulisem on neid kohti saada väljaspool Tallinna, siis need lapsed, kes ei ole Tallinnas sisse kirjutatud, nad ei pruugi või seda kindlust ei ole, et nad saavad seal õppida. Seega me oleme kaalunud ja kutsunud ka 4 aastat tagasi siis naabrid Kiilist, Jõelähtmest, siis Koselt ja Raasikult, kus me oleme alustanud seda ideekontseptsiooni loomist hariduslike erivajadustega siis õpilaste õppekeskuse loomiseks. Me oleme välja töötanud selle kontseptsiooni, me oleme käinud tutvumas erinevate kogemustega Eestis, Tallinnas, Tartus, erinevates koolides ja nüüd esimese suurema sammuna Rae vallas siis 2 aastat tagasi me ühe lasteaia ruumides lõime hooldusõppeklassi, sest tõepoolest meil olema samal aastal 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist last, kes vajasid õppekohta, meil seda ei olnud ja me lõime selle 3 keerulist l
ühe esimese siis klassi, kus Jüri Gümnaasium tegi hooldusõppe õppekava, aga lasteaiaruumides me need tingimused lõime, kohandasime need ruumid selliseks, et see oli hooldusõppe lastele kohane. Sinna on nüüd eelmisel aastal liitunud veel üks laps juurde, nüüd sellel aastal on tekkinud ka toimetuleku õpilasi, et mida aeg edasi, seda rohkem neid lapsi on. Ja see on nüüd see koht, kus Rae vald on kaasanud ka naabreid sellepärast, et need murekohad on kõikidel väiksematel omavalitsustel. Seda keskust luua üksinda on päris kallis, et kui see juba teha, siis on mõistlik välja töötada selline mudel, kus siis saaksid ka kõrval olevate omavalitsuste õpilased õppida, et meil Rae vallal kui siis kõige suuremal omavalitsusel on see probleem kõige teravam ja igal juhul me peame selle lahenduse leidma. Nüüd on kaalukoht hetkel, et kas Rae vald liigub edasi üksi või siis on naabrid ka huvitatud selle keskuse loomisest koos. Aga meil on Kuulus Consulting on olnud nüüd partneriks selle aasta algusest peale, kes on need analüüsid teinud, teatavad mudeli siin välja töötamas ja ma kohe annangi sõna Hannesele edasi, kes tutvustab seda, mis on seni välja töötatud. Ja, tervist, Hannes oleks ja mina, Kuulus Consulting, Rae valla projekti juhtgrupile olen sellest toimetanud, et kokku panna sellist esialgset võimaliku koostöö ja rahastusmudelit siis nüüd 5 omavalitsuse peale kokku. Ja nüüd hetkel siis sellise 20 minuti kuni poole tunni jooksul tutvustaks siis võib-olla sellist lähteolukorda, konsultaalset poolt, rahastamispoolt, finantsvaadet ja ka sellist statistikat piirkonnas, kui palju neid lapsi on ja millised võiks olla sellised koostöös selle keskuse rajamise põhimõtted ja võimalikud koostöömudelid. Ja kontseptuaalselt arvestades kõike seda eeltööd, mida projekti juhtgrupp eelnevalt aastate jooksul tegi, külastades erinevaid asutusi ja vaadates otsa vajadusele, võib siis jagada selle rajatava keskuse 3 osiseks. Üks on siis selline hariduslike funktsioonide osis, et kui me räägime sellest ideaalmudelist, järgnevate finantsarvutuste puhul aluseks on mõeldud. See on siis 70 õpilaskohta suure toevajadusega õpilastele. Räägime siis üldiselt eritoe lapsed, toimetuleku ja hooldusõppe. Ja samuti siis lasteaed 24 lapsele, 6 lastrühmas, 4 rühma. Siis on täiendavate funktsioonide plokk, mille hulka siis kuuluvad siis huviharidus, eelkutseõpe ja samuti siis nõustamine, rehabilitatsioon. Ja siis huviharidus eelkutseõppe vaates sisalduvad seal ka siis kooli õppekava funktsioonid osaliselt ja nõustamise rehabilitatsiooni vaates on siis arvestatud ka seda, et teenust osutatakse mitte ainult koolis õppivatele lastele ja käivatele lasteaialastele, vaid ka väljapoole valdades elavatele abivajajatele ja toimub siis ka vajadusel teiste asutuste spetsialistide nõustamine, selline kompetentsikeskuse funktsioonina. Ja siis muidugi sellised toetavad funktsioonid, köök ja 16-kohaline õpilaskodu ja ruumimahult umbes
läbitöötatud ruumiplaaniga, projekteerimistöid tehtud ei ole, aga läbitöötatud ruumiplaaniga selline 4500 ruutu, siis selline kool, lasteaed, kompetentsikeskus võiks kokku tulla. Et kaasavat haridust Eestis viimati 15-20 aastat püütud juurutada. Et võib-olla Eestis on küll käsitlus selline suhteliselt haridusvõrgu keskne, et kõik lapsed peaksid õppima ühel pinnal, ühes kohas ja kaasaval haridusel piir ei ole ministeeriumi väites, aga ja on nendest ju selles mõttes püütud erikoolide tegevus omavalitsustele või siin naabervallas Kosel, Põhja-Sakala vallas. Ja aga tegelikult ikkagi selline topeltvõrk Eestis eksisteerib, eelkõige siis erikoolid riigikoolidena ka. Ja teaduskorralduse vaates on esitatud kolme võimalust ja väliskogemusega, et radikaalne lähenemine, siis kõik erikoolid kinni ja kõik erinevate võimete ja vajadustega siis lapsed õpivad koos tavakoolis. Et keskmine, kus siis on selline teatud spetsiifiliste vajaduste õpilastele ikkagi erikoolid jäävad alles ja siis veel erinevad laiemad käsitlused, et ka siis ÜRO UNESCO vaates, et üleüldse, et kõigil on võrdne võimalus haridusele, mis otseselt muidugi pigem võib-olla siis arengumaade küsimus, aga ka isegi siin selle radikaalse suuna osas ei ole väga häid õnnestunud näiteid Euroopa vaates siin, et isegi meie lähinaabrid, Soomed, Rootsid, Taanid, Norrad on pigem seal keskmise kandis, ehk siis ikkagi, kuigi on püütud ehitada võimalikult sellist ühtset ja tasast ühiskondlikku toime, ikkagi erikoolid jäänud on. Ja siis nagu Marju rääkis, et viimased 3-4 aastat nüüd on ettevalmistusega tegeletud ja siis järgnevalt vaataski siis pisut ka numbreid, mis hetkel on, et mida me selles mõttes ju peame arvestama, on see pilt, et olemasolev nii-öelda tugevajavate laste erikoolide võrk Eestis pärineb nõukogude ajast suuresti. Ajal uusi asutusi juurde tekkinud ei ole, samas rahvastik ümberpaiknemine, eriti siia Harjumaale, on olnud suuremahuline, millest võib-olla see vajadus ja disproportsioon siis hetkel ka nagu tekkinud on. Et lasteaedade vaates hetkel siis nüüd 5 omavalitsuse peale kokku e-rühmades eelmise õppeaasta seisuga siis 60+ last, muidu keskmiselt 40, ehk siis e-rühmasid ja lapsi e-rühmades pisut juurde on. Lihtsalt võib öelda, et see statistika niikuinii on natukene petlik, varsti nagu jõuame ühel selgel põhjusel, et
aga need numbrid siiski välja toob, siis tõhustatud tuge vajavad laste arv koolides viimase 5 aastaga on kolmekordistunud, ehk siis 70 lapselt enam kui 300 lapsele, selline ligi 4,5% õpilastest siis põhikoolides ja omavalitsuse põhikoolis kokku. Ja eritoe laste arv püsinud siin umbes 100 konna ringis, 1,5% siis põhikoolide õpilastest. Ja vaadates õppekava liikide lõikes, siis omavalitsuste munitsipaalkoolides kokku lihtsustatud õppel 50 last, toimetulekuõppel 12, hooldusõppel siis 8 eelmise õppeaasta seisuga. Nii. Aga siin taustal on selline lugu, et Harjumaa 10 tugevajavatele lastele suunatud kooli ja siis nüüd projektipiirkonna 5 omavalitsusest õpib nendes kokku siis 39 last eelmise õppeaasta seisuga Tallinnast 1400, mujalt Harjumaa omavalitsusel 150 ja teistes maakondades ligi 40, ehk siis 5 omavalitsuse peale kokku esitavad Rae, Raasiku, Hiili, Kose-Jõe lapsed 2% erikoolide õpilastest. Teisalt, kui me paneme siia kõrvale õpilaste arvu munitsipaalkoolides, siis projekti omavalitsused 12% kõigist õpilastest Harjumaal ja rahvaarvust 8% ja teisest küljest siis Tallinna vaates, et kui erikoolide õpilastest 86% on Tallinnas, siis kõikides kooliõpilastest 65, ja siis ka mujal Harjumaal samuti see disproportsioon on suur, ehk siis ainuke asi, mida siit ikkagi järeldada saaks või et ei saa eeldada, et Rae, Kose laste hariduslike vajaduste profiil on 5-6-kordses erinevuses Tallinna laste hariduslikust toevajadusest või toevajaduse profiilist, ehk siis need ikkagi projekti omavalitsustest ja ka mujalt Harjumaalt on võimaluste puudusel tegelikult siis inimesed on sunnitud koha saamiseks kolima Tallinnasse. Et saada lapsele kohta siis tugevajavatele lastele mõeldud koolis. Nii, kooli mudeli vaates räägime üldiselt erituge vajavatest lastest. Eelkõige sõltub sellest, millised otsused nõustamiskomisjonist tulevad, aga see on iga lapse puhul spetsiifiline, aga me eeldame järgnemas mudelis ja finantsarvutustes, et kõik lapsed on siis eritoega, kui oleks 70 tõustatud toelast, 0 eritoelast, oleks riikliku toetusfondi eraldis 400 000 eurot, kui on 70 eritoelast, siis umbes miljonist eurost, mis siis tuleks riigi poolt. Ja selline kollektiivi suurus on umbes 100 inimest modelleeritud esialgu ja
palgafond siin enam kui 2,5 miljonit. See on siis tegelikult kallis, ilmselgelt kallis teenus ja selline suhteliselt üks ühele suhe siis töötaja, lasteaialaps, kooliõpilane suhtes. Et jah, siin kindlasti on nõustamist tugispetsialistide, terapeutide vaates ka sellist võib-olla ressurssi muudeks väljapoole suunatud teenusteks, aga nüüd hetkel selles eelfaasis seda eraldi välja arvutatud ei ole. Nagu öeldud, siis pinnavajadus umbes 4500 ruutmeetrit ja seda on siis võimalik vajadusel jagada ka mingil määral etappidesse. Arvestades rajamishinnaks 3000 eurot ruutmeeter, 14 miljoni euro suurusest investeeringust ja sõltuvalt lõppkokkuvõttes, kui palju siis täpselt kujuneb, seda me hetkel ei tea, aga see vahemik kuskil seal võib olla arvestades siin olemasolevaid hanke tulemusi suuremaid. Ja etapilisus oleks siis, saaks olla siis selline, et ikkagi pool lasteaed koos siis toetavate personaliruumidega, ehk siis 2/3 mahust tegelikult oleks ikkagi vaja rajada alguses ja siis vastavalt vajadusele siin ülejäänud kolmandik juurde või siis on ka erinevaid alternatiive, millest pärast ka veel korra näitab, et toitlustamine tegelikult võib tulla ka mujalt asutusest ja kas rajada lasteaeda või õpilaskodu, aga see kontseptsiooni maht algselt on siis sellises suurus ja sellises jaotuses. Rae valla keskuses Jüris on siis olemas olemasolev munitsipaalmaa krunt, vahetult siis olemasoleva kooli kõrval ja Taaremaa lasteaia seal vahel. Ja siis on veel 2 krunti, mis on kirikumaad, aga mis käivad läbirääkimised. Ja algatatud on siis detailplaneering. Et selles osas on nagu esimesed liigutused nagu tegemisel. Ja siin on siis koolihoone ja lasteaed ja tervisekeskus on ka kohe suhteliselt seal lähedal. Ja kui nüüd selline 3 miljonit eurot oleks täismahus käivitud, oleks selle asutuse siis igapäevane aastane eeldatav eelarvemaht, kuigi praeguste reaalhindade vaates ja eeldust püstitades erinevaid eeldusi. Sellest valdava osa moodustaks siis personalikulu, kinnisvaramajandus, selline võib-olla 100-150 vahele ja muu majandamine 300 alla. Et otsesed tulud saavad siis tulla riiklikust toetusfondi eraldisest, 1 miljon võimalikud tulud, mida siia hetkel arvestatud ei ole. On siis õpilaskodu toetus, on siin kuni 2700 eurot lapse kohta aastas ja rehabilitatsioonitoetus kuni siis 3400 eurot lapse kohta aastas, aga neil on siis erinevad eeldused. Rehabilitatsioonitoetusel eraldi siis muidugi sõltuvalt lapse vajadustest. Ehk siis koolipidajale
koolipidaja jääb suurusjärgus 22 miljonit eurot ülalpidamine. Arvestuslikult me räägime siis umbes 2,5 euro suurusest lasteaiakoha maksumusest ja 500 euro suurusest koolikoha maksumusest selle arvestusega. Lisaks siis amortisatsioon investeeringult on siis 250 eurot või siis kuus või siis 3000 aastas. Ja on võimalik erinevaid alternatiive, et võtta hüppe selles mõttes välja, läheb paar miljonit investeeringu kulu siia-sinna, aga suurt pilti need liigutused selles mõttes ei saa. Ja rääkides sellisest jaotusmudelist, siis siin alternatiivi, teenuste sihtgrupp eelkõige on siis 3–18 aastased lapsed ja see on ka siis lõplikuks aluseks võetud. Selle järgi siis Jõelähtme, Kiili, Kose 12–13% lastest vanusrühmas nendel omavalitsustest, Raasikul 9, Raes siis enam kui 50. Ja sellest lähtuvalt on ka siis kohtade jaotuse mudeldamine, et siis Jõelähtme, Kiili, Kose 9 kooli kohta, 3 lasteaia kohta, Raasiku 7-2, poole siis Rae vallas 37-13. Ja investeeringu vaates on siis kaks vaadet. Üks võimalus siis investeeringus osalemine vastavalt proportsioonile. Siis siin umbes selle 3000 eurot ruutmeetrit arvestusega 1,7 miljonit eurot või siis amortisatsiooni komponent lapse suhtes. Sest et fakt on see, et kui see asi, keskuse rajamine ette võtta, siis peab olema kindlus, et need kulud saavad kaetud ja valla huvi ei ole see, et pakkuda müüa kohti sellisel juhul, kui keegi tahab osta, vaid et kuna ka ettevalmistamisel on siin olnud tegemist nagu ühisprojektiga, et siis igal ühel on anda siis oma osa ja määratud siis oma kindlad kohad, millega saab siis vastavalt vajadusele toimetada edasi, et kui endal täis ei tule siis vahetada, kui jääb üle või jääb puudu, siis laenata siis omavahelises omavalitsuste ringis või siis ka väljaspoole. Aga selline on ka nagu see, et kui laps juba sisenenud on selles asutuses, siis suure tõenäosusega ta selle tee lõpuni käib. Kindlasti hoolduslapsed, hooldusega valased kohe kindlasti, et toimetulekus on vist ka näiteid, et kus on võimalik edasi liikuda. Nii-öelda tavakooli lihtsustatuna, aga et siis on pigem tegemist ikkagi erandiga. Ja koostöömudelite vaates on võib-olla sellist 3 vaadet. Kas siis see keskus, kompetentsikeskus, kool saab olema osa mõnest Rae valla olemasolevast koolist selle tegevuskohana või see rajatakse Rae valla uue asutusena, siis nüüd on partnerlus, et omavalitsused moodustavad
koos mittetulundusühingu või sihtasutuse erakooli rajamiseks või siis sõlmitakse kokkulepe mõne olemasoleva erakooliga filiaali rajamiseks. Ja siis kolmas variant on muudetakse ühisasutus, KOKS selleks võimaluse annab, et selle KOKS on muidugi see, et Eestis veel sellist kogemust ei ole, et omavalitsused ühtegi ühisasutust veel rajanud kunagi ei ole. Et igal ühel neist oma head ja vead, et oleks tegemist mõne Rae valla oleva Rae valla kooliga, siis on ju teistel partneritel kaasarääkimise võimalused piiratud. Erakoolil moodustamisel on omad miinused, üks kindlasti on siis ka see nii-öelda startimine ja startimisel rahastamine. Et seal ei tule toetusfondi rahasid ju kohe ka peale. Et see ühisasutuse vaade annaks kõigile võimalus olla laua taga võrdsed partnerid ja kaasa rääkida ja teha kokkulepped, kuidas see majandamine ja töö toimub. Ja selles mõttes sellest lähtuvalt see selline soovitus ongi ikkagi eelistada riskide maandamise ja koostöövormi mõttes ühisasutust. Nii, ja kooli vaates räägime, või selle esmase valmimise vaates me räägime vähemalt siin õppeaastast tegelikult 28-29, arvestades protsesse, mis on vaja veel enne läbida, alustades siis detailplaneerimisest, projekteerimisest ja ehitusest. Ja nüüd käesoleval aastal on siis Kiili volikogu nüüd käesoleval juhul on siis viimane, kes seda infopunkti kuuleb, et mujal teiste partnerite juures on juba nüüd praegu seisuga käidud ja miks on nagu võib-olla siin selline natukene kiire taga on see, et siis maakondlikust arendusrahadest on tegelikult eraldatud projektile selline 800 000 toetust, mille selles vaates on vaja käesoleva aasta jooksul otsustada, liiguvad sellega koos edasi või siis kui lähteraha ka ei tule, aga suures pildis, kui me räägime siin 15 miljonisest investeeringust, siis ettevalmistusraha maht kogu mahust ei ole ka suur, et tegelikult see selline põhimõtteline otsus, et kas olla kaasas või mitte, käesoleval juhul on vist ainult nagu sellest siin ei sõltu. Ja tänases vahetus infopunktiga järgmisteks volikoguks siis on ka selline halduslepingu ettepanek ja küsitlus, et kas see projekt jätkub, kes siis viies on paadis ja kes mitte. Ja lühidalt hetkel minu poolt kõik, et kui küsimusi, siis me püüame vastata. Nii, aga palun, ja volikogu liikmed, kasutage nüüd võimalust küsimusteks. Uutusmaa, palun teie esimene küsimus. Jaa, suur tänu, mul on selline küsimus, et põhimõtteliselt me ju teame, et pedagoogidega, õpetajatega on omad probleemid, neid ei ole väga palju saada. Iseenesest on sinna projekti plaanitud kaasata kümneid pedagooge. Kust te need saate, mismoodi need saate? Üks küsimus ja kohe teine küsimus on ka see,
et selle projekti juurde kaasatakse juhtkond, mis on 13-liikmeline, see on üle 13% töötajas või ütleme töötajaskonnast, et milliste põhjendustega see on valik on tehtud, et päris suur. Teisest, et see oli kokku pandud juhtkond ja administratsioon, et mitte ei ole 13 juhti, et ka teised kantselei administratsiooni töötajad, selles käinud komplektis. Aga tõsiasi on see, et kaasava hariduse rakendamise vaates kogu riigis puudus on. Loomulikult on seal koolis vaja siis eripedagoogilise haridusega või kvalifikatsiooniga õpetajaid, samuti tugispetsialiste. Et sõltuvalt siin omavalitsusest maakonnast, nii palju kui me neid koostööprojekte oleme Eesti teinud, et on kohti, kus on siis 70% koosseisudest puudu, parimal juhul nagu 30-40, et siis sellisest ideaalolukorrast ja vajalikust koosseisust. Et see konkurents tööjõu inimeste pärast on reaalne, nii või naa. Et kust need inimesed tulevad, need inimesed on kuskil Eesti peal olemas, mida antud juhul, mille peale nagu saaks nagu loota, see, et sellist uut süsteemi sellisel kujul 30 aastal Eestis ehitatud ei ole, et see on siis koht, kus on võimalik teha uue meeskonnaga. Me oleme näinud ka seda, et need lapsed on meil niikuinii olemas, olenemata sellest, et kas nad on koondatud ühte keskusesse või täna on see, kus üks laps, kes alustab näiteks ülikoolis toimetulekuõppel, siis niikuinii üks ühele keegi temaga tegeleb, et pigem me personali poole pealt tuues nad ühte keskusesse, isegi neid on vähem vaja kui siis, kui igas koolis on mõni üksik klass, et pigem nagu on see võit just personali poole pealt koondades kompetents ühte majja. Me oleme niimoodi. Üks ja teine asi on veel ka nagu see, et 1. septembril 2028 ei ole 70 last kooli ukse taga haptusel, vaid et see kasv eeldatavalt on ikkagi selline orgaaniline, et kõiki inimesi koosseisu ei ole vaja koheselt, samamoodi on neid töökohtade tekkimine, selles mõttes juhitav protsess, et ju kogu koosseisu palga muud vajadused ei teki ka automaatselt kohe algusest, vaid ikkagi kooli orgaanilise kasvu tulemusel. Marek Väljari küsimus. Aitäh. Ma küll enamus küsimustele sain ettekande ajal vastused kätte juba, aga tekkis ka selline küsimus, et juhul kui ei tule nendest liitunud kohalike omavalitsuste baasilt see laste arv kokku sinna kooli, et kas seda pakutakse ka siis teistele kohalikele omavalitsustele, ma ei tea, Lääneranna või Harku või mõni selline vald? See võimalus on selles mõttes olemas. Ruumid on olemas, selle mõttes, kui ei tule ka lapsi nii palju, mõtlen algselt saab ju seda jooksvaid kulusid reguleerida ka koosseisu suurusega. Et kindlasti võime kohti siis pakkuda teistele omavalitsustele, aga selge on see, et siis kui tekib omavajadus öelda kellelegi oma lapse minge, see ei ole selline. Helena Volkova küsimus. Aitäh. Ma küsiksin seda, et materjalidega tutvudes selgub, et see uue kooli loomine ei lähe kokku ministeeriumi poliitikaga, ehk siis võib juhtuda, et tehakse suur investeering ja ei saada koolitusluba. Kui tõenäoline see on? Seda, et koolitusluba ei anta, seda me ei oska täna öelda. Riik oma neid suundasid ja väljaütlemisi on ka aastate jooksul muutnud, et praegu viimasel aastal
olen küll kuulnud, kus on nagu väljendatud, et see kaasav haridus vajab ümbervaatamist, et ei arva, et koolitusloa taha asi võib jääda, aga ei tea. Jah, et siin topeltgarantiid ju kuskilt nagu võtta nagu ette ei ole, aga ka see asukoha valik on ikkagi hariduslinnakus. Teine kool on samas lähedal, et see, kui ka see ruumi hind hooldusõppelastes, kes võib-olla on alati kõrgem nii-öelda rataskoolis või isegi voodis mõningatel juhtudel. Et ega see, kui see tegevuspind on nagu lahus, see ei tähenda, et ka kavandamisel, koolitusel, taotlemisel ei saa lahti seletada ikkagi neid õppekordi, neid asju, mida on võimalik koos teha, neid koos üldhariduskooliga kõrvaldada. Merje Einmar, palun küsimus. Mul on selle projekti juures selline küsimus, et kas seda pilti on ka nagu suuremalt analüüsitud, sellepärast et praegu räägitakse, et rahvastik vananeb, lapsi sünnib vähem. Me räägime siin aastast 2009-2030. Et palju, me oleme seda betooni nagu ehitanud Rae vallas ka eriti palju veel, uusi koole, uusi lasteaedu. Kas meil nii-öelda kliente siis 2030 ja sealt edasi, sest me ehitame maja ju mitte kindlasti 9-8-3 aastaks, vaid 20 aastaks. Et kas meile, vaadates kogu pilti, mis on juba ehitatud ja kui me lähme seda juurde ehitama, et kas meil on selleks järgmiseks 50 aastaks sinna nagu peale tulevad klientuuri kogu selle siis kooli ja lasteaedade peale, mis meil siin Harjumaal on ehitatud? See on nagu selles mõttes vaade on see, et siin 20 aastat tagasi see nii palju, kui sa diagnoosid ja selles mõttes märkad ja suunad. Siis senimaani statistika näitab, et see kasv on olnud pidev ja seda on ka ju. Sellel nädalal oli just kaasava hariduse infotund, kus ka ministeeriumi esindajad Jürgen Rapaselg ja Kessar rääkisid ja nad näitasid ka statistilist nagu ülevaadet, et kui täna on see tuge vajavate laste protsent koolis ja lasteaias kusagil 30 ja siin ma nüüd ei tea, mitu aastat tagasi, siin vist vähem kui 10 aastat tagasi oli see 17%, et juba see proportsioon lastest kasvab, kes seda tuge vajab, et see on ka reaalsus, et kui me räägime sellest kohtade arvust, mis me 5 omavalitsuse peale planeerime, et arvan, et see ei ole liiga suur ja me peame need ruumid siis nii paindlikult tegema, et nad on ka funktsionaalselt muuks otstarbeks kasutatavad, kui neid lapsi tõesti vähemaks jääb. Jah, ja välja toodud, et selles mõttes see, et neid justkui siis omavalitsuse koolides või omavalitsuse elanikest siis Tallinna koolides nii vähe on, et selle põhjused peituvad selles, et seda teenust ei eksisteeri hetkel eeldatavalt. Siis võib-olla teine pool ja kolmas aspekt kindlasti ruumide tingimuste juures on see, et siin sellised on ka osalt ikkagi erilahendusega pinnad, mis puudutab siis ruumide suurust, me räägime ka siin ravibasseinidest ja muudest võimalustest ja üldse pigem palju väikseid ruume kui vähe suuri. See, millega ka paljud koolid selles mõttes ju vaevavad, et kõiki väikeklassid õppe ja muu võimalused sellises tavapärases olemasolevates planeeringutes on puuduvad. Marika Kross, palun. Ja aitäh. Küsiksin võib-olla jätkates küsimust seda juhtkonna suure arvu või hulga. Et kas on kaalutud ka erinevaid alternatiive, et see hilisem iga-aastane kulu omavalitsustele oleks soodsam, et see ei oleks nii kulukas projekt, et kas siin on selles projektis tegelikult sees kohti, mis annaks seda iga-aastast kulu? Selles mõttes, et lõppkokkuvõttes ju alati on,
kuidas sa juhid, palju sa teenuseid osutad. Antud juhul me ikkagi räägime mudeldamisest 4+ aastat ette, mis vastavad teatud eeldusele. Kõiki neid eelduseid saab uute ümber mängida, koosseise vähendada, kas siis ette modelleerimisel, aga tõenäoliselt ikkagi see tegelik praktika ja vajadus tuleb välja ikkagi ju selle organisatsiooni nagu käivitamisel ja töös. Kuidas on mõistlik, kuidas on otstarbekas ja mis on võimalik. See on hetkel lihtsalt on mudeldatud indikeeritud. Aga selge see, et see ei ole kuskilt ostast odav teenus. Liis Mäekivi. Ja aitäh. Mul oleks mitu küsimust, aga ma alustaks võib-olla sellest, kui te pool sammu võtta sinna poole, et võib-olla mul jäi midagi segaseks, aga sel aastal vaja teha, et praegu ma saan aru, on see tutvustamine ja te olete vist igal pool mujal juba volikogudes käinud, aga ma vaatan, seal on otsuse eelnõude ettevalmistamine ja ka on mainitud juba otsustamine oktoobris, et mis need praegu nüüd need sammud nagu järgmised peaksid olema, et ilmselgelt siis soovite nüüd ju tagasisidet saada kõigilt nendelt partneritelt, et mis see praegu nagu see ajakava on mõeldud olema, et võite täpsustada? Vallavalitsuse koostöö ettepanekuna on siis valmimas selline halduslepingu võimalik projekt. See täpselt sisaldab seda 100% hetkel kommenteerida ei oska, et hetkel on see info toodud volikogu nii, et uusis istungid on lootus ja ootus, et siis partnerid komisjonides seda teemat ka siis arutavad ja järgmises volikogus on valmis siis otsustama, kas on veepead või siis Raevald või Raevald teiste partneritele siis edasi. Okei, ma küsiks järgmise küsimuse siis, et kas ma saan õigesti aru, et nende proportsioonide osas, mis te nüüd välja toodud, eks ole, et 12-13% arvestatud, teie aasta otsime, see on okei, et nende põhjal on tehtud ju need ka investeeringute suurused siis ehitusse on ju, ja number 2, ma saan aru, et pärast nii-öelda ikkagi ülalpidamiskulu on ju ka selles mõttes püsikulu, et kui Kiilil oli arvestatud näiteks 9+3 kohta, 9 kooli, 3 lasteaeda, eks ole, et olenemata sellest, kas meil on seda 12 last sinna täpselt niimoodi 9+3 nii-öelda anda või mitte, see kulu on igal juhul. Ma saan nii aru. See kuluvastutus on igal juhul, et kas te selle koha vahetate vahega, kui vahel on lapsi rohkem või siis leiate sinna kellegi anijalt, et see on siis juba justkui Kiili valla nagu otsustada, aga et see kulugarantii siis peab olema, sest muidu kes on siis see, kes siis asjad kõik kinni maksab selles kontekstis. Meri Einmanil on repliik. Ja aitäh. Mul oli repliik selle kohta, et me läksime juba detailidesse, nendesse kuludesse siin. Tagasi selle juhtkonna kulu juures, ma ennem lugesin, seal oli IT-juht, seal oli majandusjuht, ja seal on nii palju detaile sees, et näiteks Kiili vallas koolid majandatakse varahalduse kaudu, et ei ole igal asutusel oma juht ja seal kulude kokkuhoidmise võimalust on kindlasti. Aga mul nagu isiklikult on praegu raske sellise info pealt hakata otsust tegema, et kui siduv see otsus ikkagi siis on, et kui me juba ütleme, et jah, me tuleme, aga siin selles esituses on ikkagi nii palju lahtisi kohti veel, mida enne tahaks nagu teada saada ja kuidas need asjad lahendatakse.
kas lahendatakse KOV-i baasil, kas on eri variandid veel, et kas on siis MTÜ, kas on erakool, et kuidas me lähme täna oma jah või ei sõna ütlema selle pealt, et kõik väga palju on lahtisi otsi seal veel, et ma ise leian, et praegu väga raske on selle info pealt minna otsust tegema. Aitäh. Aitäh, Monika Allikas, küsimus. Jah, mina tahtsin küsida seda, et kuna Kiili vald on nüüd viimane, kus seda tutvustatakse, et millised meeleolud olid teistes omavalitsustes, kui te selle projektiga sinna läksite? Küsiti küsimusi, arutleti, aga siin niimoodi eraldi välja tuua on nagu keeruline, et Kose oli just nüüd 2 tundi enne teid, et seda, kuidas see täpselt toimus, et seda ei tea, et seal käis teine inimene rääkimas, aga keeruline kommenteerida selle koha pealt, et keegi ei hüüdnud hurraa, aga küsiti asjalikke küsimusi ja natukene sellist arutelu nagu teised. Esta Kullamaa küsimus. Minul on selline küsimus, et teil oli seal kirjas ka, et on ametiõppe. Et milliseid valdkondi või mida te selles mõtlete, et erinevad valdkonnad nõuavad ju nagu erinevat sisustust ja kõike? Ja seal on ikkagi puit, metall ja palju muud. Et ma pean siis selle ma tean, et erinevad koolid ka täna pakuvad seda õpet, kus erivajadustega lapsed õpivad neid oskusi, kus nad toetavad nende iseseisvat hakkamasaamist pärast, et õppida konkreetne nagu töö selgeks, kus ta saab tulevikus iseseisvalt nagu teha. Koolis ja teistes erikoolis. Need detailid on tõesti veel läbimõtlemisel, aga et metallitöö, puutöö, õppe, köök, keraamika, kunst, kangas, kangakutumine, käsitöö, pesumaja, õppepood, aiandus. Indrek Roostamine küsimus. Aitäh, ma kõigepealt tahaks teid või Rae valda teie kaudu tänada selle 4 aasta jooksul tehtud põhjaliku töö eest, mis on kindlasti vajalik teenuse käivitamiseks, osutamiseks. Nüüd, meie oleme selles mõttes siin õnnetusolukorras, et ega vallavalitsus ei ole ju meile andnud informatsiooni ka ja ei ole andnud nagu informatsiooni, et milline on olnud see Kiili valla osalus siis selle 4 aasta jooksul, et võib-olla saate esmalt nagu vastata minu küsimusele siis selles osas, et kes on olnud siin siis Kiili valla poolt see kontaktisik, mis on olnud tema antud sisendid, muud amused kõnealusse projekti 4 aasta jooksul. Kõigepealt see töörühm, mis moodustati, kus olid siis ametnik, Kiili vallast oli tõesti ametnik, Tagi on osalenud nende töörühma kohtumistel. Võimalik, et sotsiaalametist keegi on ka käinud, kelle nime ma ei tea, et vist on olnud teisi inimesi veel kaasas, vabandust, nimest ei mäleta, et see töörühma me tõesti aastaid tagasi tegime, me oleme alustanud nende samade kontseptsiooni loomist, et see kõik, mis praegu on tutvustamisel, on kusagil meie kogunemistest ja mõtetest alguse saanud, et see grupp, kes on koos käinud, seal on olnud ka erivajadustega lapsevanemaid Rae vallast, koolide esindajaid, tugispetsialiste, et kõik need kohtumised, mis on olnud, on Kiilis ka ametnikuna siis Tagi kutsutud, et ta on osalenud, et tõesti ametnike tasandil on kursis ja osalenud ja panustanud.
aitäh! Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Indrek Roostamine on repliik veel. Jah, et kuri kahju, et ainult üks inimene meie vallast on siis seal osalenud ja temagi minu meelest ei ole vist asjakohase erialase hariduse ja erialase kogemusega. Aga sellele vaatamata ma siiski avaldan lootust, et te saate selle keerulise halduslepingu, mis peaks siis hõlmama ju tegelikult kokkulepet nii varade osas, eks ole, et kes bilansib ja suhtes osalustes ja siis ka tegevuste rahastamise ja organisatsioonilise ülesehitamise osas, et ma tegelikult usun, et te saate ka selle küllaltki hea lepingu valmis ja siis me ikkagi jätkame seda arutelu siin volikogus selle projekti üle ja võib-olla isegi saame ka kokkuleppele, et tegemist on tõesti vajaliku tööga, vajaliku teenusega inimestele, kellel seda see õnnetus on tabanud. Aitäh teile! Aitäh repliigi eest! Nüüd tundub küll, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele! Sellega oleme päevakorrapunkti number 1 käsitluse lõpetanud. Päevakorrapunkt number 2 on määruse eelnõu Kiili vallavolikogu määruse number 11 Kiili valla arengukava 2024–2035 eelarvestrateegia 2024–2027 ja tegevuskava aastateks 2024–2027 kinnitamine, muutmine, teine lugemine. Ettekandjad on vallavanem Maigo Liiva ja finantsjuht Annika Netse. Kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Liis Mägi. Palun. Tere, lugupeetud volikogu esimees, kolleegid. Valla arengukava eelarvestrateegia siis teisel lugemisel peame ütlema, et tähtajaks, mis oli antud, mitte ühtegi parandus- ja muudatusettepanekut ei laekunud. Ei arengukava enda ega eelarvestrateegia osas. Avalik arutelu toimus vastavalt ette nähtud korrale augusti lõpus. Arutasime lihtsalt erinevaid asju ja ega rohkem hetkel öelda ei olegi, et suunata teisele hääletamised. Aitäh, Liis Mäekivi, palun. Ja aitäh. Majandus- ja arengukomisjoni koosolekul oli siis ka punkt päevakorras ja võin lihtsalt lisada, et 26. august, kui see avalik arutelu oli, siis üle poolte majanduskomisjoni liikmetest osalesid ka seal. Komisjonis me seda pikalt lisaküsimusi ei olnud, et 5 poolthäälega komisjon otsustas saata siis teisele lugemisele volikokku. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi. Indrek Sinisaarel on repliik, palun. Aitäh! Selles mõttes tahaks korrigeerida vallavanema öeldud väidet, et ühtegi muudatusettepanekut arengukava osas ei tehtud ja sellepärast ei tehtudki, sest arengukava ei ole plaanitudki muuta. Mille osas ma olen selles mõttes kategooriliselt seda meelt, et arvestades neid eelmise aasta ja selle aasta arenguid ja neid plaanide muudatusi, siis ilma arengukava uuendamata ei ole võimalik seda tegevuskava ja eelarvestrateegiat vastu võtta. Ehk siis, kui alusdokument ei anna aluse eelarvestrateegiale, tegevuskavale, siis on see selles mõttes tühi otsustamine. Siis vallavalitsus ei ole oma ülesannet täies mahus selles osas täitnud. Aitäh!
Kas on veel kellelgi? Ilmselt see repliik nõuab vastust. Arengukava ise on tehtud pikemaks perioodiks ja seal on analüüsitud rahvastikutrende ja kõike muud. Ja arengukava seda osa ei muudeta igal aastal, nagu ma eelmine kord ütlesin, siis praktika absoluutselt igal pool, ka teistes valdades. Muudetakse tegevuskava, muudetakse eelarvestrateegiat. See, kas ühel aastal tuleb 100 inimest rohkem või vähem sisse, see mõjub absoluutselt seda pikemat perspektiivi. Ja seetõttu ei ole põhjust arengukava teksti ennast nagu muuta. Küll muudetakse tegevuskava ja eelarvestrateegiat. Rohkem küsimusi ja sõnavõtte repliike ei ole. Palun panna siis päevakorrapunkt number 2 hääletusele ja ettekandjatele. Poolt hääletas 10 volikogu liiget, vastu oli 2, erapooletuks 3, 1 volikogu liige ei hääletanud. Määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3 on otsuse eelnõu Paekna küla, Paekna T2 detailplaneeringu algatamine. Ettekandja ehitus- ja planeerimusakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Heret Annus. Palun Priit Põldmäe. Veel kord volikogu liikmed, head istungi jälgijad, et selle eelnõu me oleme siis algatanud tulenevalt siis maaomanike soovist. Paekna T2 maaüksusel on siis 3 kaasomanikku ja nad on siis otsustanud oma circa 10 hektarise ala siis 3-ks jagada ja sellega siis ka sellise kaasomandi lõpetada ja reaalosadeks need teha. Ja kui me vaatame, siis siin joonis on siis näha see põhimõtteline nende idee, et nad tahavad siis 2 omanikku tahavad saada omale maatulundusmaad üleval ja all. Ja siis keskmine siis tükk läheks siis tootmise maaks, sellele antakse ka ehitusõigus. Ja see on ka täna neil kasutuskorra järgi niimoodi ära jagatud. Me võtame seda kinnistut üldplaneeringus, siis üldplaneering tegelikult näeb enamuse sellest kinnistust ikkagi selliseks perspektiivseks tootmis- ja ärimaaks. Aga siin on selline kolmnurkne osa siit, see umbes siis 30%, mis siin niimoodi moodustub sellise võib-olla natuke kõrgealjastusega osa, mets on maha võetud, et seda siis üldplaneering näeb ette tegelikult maatulundusmaaks säilitada. Ja kui te siis vaatate seda lahendust, siis iseenesest see tootmismaa sobib selle sihtotstarvega, aga jah, just siis see konflikt tekib siis selles osas, et see osa, mis sellest maast siis tootmismaaks tahetakse teha, et see on siis tänase üldplaneeringuga vastuolus. Ja see on siis ka võib-olla põhjus, miks me selle eelnõu algatasime ja siia tõime. Et iseenesest olukord muutub mõnes mõttes isegi võib-olla paremaks, et seda
tööstust ikkagi nii palju sinna ei planeerita, et nagu te ise näete, et ainult 30% on siis see tootmise osa ja pigem siis säilib selle planeeringuga just suurem osa hoopis maatulundusmaale ja meie vallaarhitekt Edward on siis hinnanud neid mõjusid, mis selline lahendus võiks kaasa tuua, et kui palju on siis need positiivsed, negatiivsed ja ta on jõudnud siis selleni, et neid positiivsed mõjusid on ikkagi natuke rohkem. Ja siis meie keskkonnanõunik Margit on siis teinud selle keskkonnamõjude eelhinnangu, hinnanud siis seda, et kas seal mõjud võivad olla nii suured, et vaja algatada siis eraldi see keskkonnamõjude hindamise protsess ja jõudnud ka siis selleni, et need mõjud nii suured ei ole, et eraldi protsessi peaks algatama ja tema poolt siis ettepanek, et KS saavad siis mitte algatada. Ja kõigest sellest eelnevast siis ongi vallavalitsus selle eelnõu siia toonud ja teeme ettepaneku see sellisel kujul algatada. Aitäh, Hereta Annus, palun. 11. septembri keskkonnaplaneerimiskomisjonis siis nii vallaarhitekt kui Priit Põldmäe siis meile tutvustasid seda ettepanekut, taotlust seda tootmisala suurendada. Kuulasime kõik põhjendused ära, arutlesime ja ühäälselt olime nõus suunata see siis volikogusse vastuvõtmiseks. Aitäh. Kas kellelgi on selle päevakorras küsimusi? Indrek Rustam, küsimus, palun. Minul on küsimus selle kohta, et kuidas te siis ikkagi nüüd otsustate selle üle, et milline detailplaneering on üldplaneeringut muutega tuleb volikokku tuua ja milline detailplaneering ei vääri volikogu tähelepanu. Kui me vaatame siin, ma usun, te olete planeeringutega Kiili vallas kursis, kui me vaatame siin näiteks Hansu detailplaneeringut, vaatame Aidamehe detailplaneeringut, Vaelade 59 detailplaneeringut, siis seal on valitsus jõudnud seisukohale, et ei, et need üldplaneeringut ei muuda ja need võib valitsuse korraldusega ära algatada, eks ole. Aga nüüd selle olete te mingil põhjusel toonud volikokku ja ma küsin, et kuidas te siis selekteerite neid, mis on üldplaneeringut muutvad, mis mitte? Omast tutvustasin, kus see vastuolu siin selle planeeringu puhul tekkis ja see on selge põhjus, miks see planeering siia tuua. Et kui neid teisi planeeringuid hinnata, siis ma peast küll hetkel ei julge öelda, mis on need olulised asjad, mis osas nad planeeringut muudavad. Aga me võime need, tulge valda, vaatame üle ja kui me oleme seal midagi eksinud, siis saame parandada. Ei, ma tahan öelda niimoodi, et nende üldplaneeringute puhul, ma võtan oma siis teise küsimuse siit, eks ole, et nende üldplaneeringute puhul, mis ma nimetasin, oli ju algatamise taotlus iseenesest üldplaneeringut muuta. Aga need volikokku ei jõudnud, need te koputasite valitsuses ise ära. Et kuidas see ikkagi niimoodi Kiilis võimalik on, et täiesti suvaliselt üks saadetakse volikokku, teine tehakse vaikselt vallavalitsuses endas? No pigem, kui sa nüüd niimoodi küsid, siis need, mis on algatatud vallavalitsuses, siis neid ei ole mitte kuidagi võimalik menetleda üldplaneeringut muutvana, ehk need ei saa jõuda lahenduseni, mis erinevad üldplaneeringust. Jah, omanik võib soovida mida iganes, aga kokkuleppel siis, kui me hakkame planeeringut algatama, antakse ju lähteülesanded ja see planeering menetletakse üldplaneeringu kohaselt ja see lahendus peab tulema ka üldplaneeringu kohale. Sellel juhul me nägime, et see lahendus ei tule kuidagi, ei ole mõistlik see üldplaneeringu kohast lahendus teha. Ja see oli see põhjus, miks me arvasime, et siin võiks see menetlus ja tuleb ka see lahendus olla siis üldplaneeringut muuta. Ja see on see põhjus, miks me selle planeeringu siia teeme. Teiste puhul me sellist üldplaneeringut muutvat lahendust selle protsessi juhul ei näe, et see peaks ütlema. Kui ka nende teiste planeeringute puhul võib juhtuda, et mingisugustel menetlustlikud tulemustel mingi ametkond ei kooskõlasta või tekib mingi parem lahend, mis tõepoolest ka muudab seda üldplaneeringut,
siis selliste planeeringute protsessiga me peame tulemagi uuesti tee juurde vastuvõtmist ja seda menetlust tegema. Neid me ei saa kuidagi enam menetleda siis üldplaneeringu kohaselt vallavalitsuses, aga hetkel nende nimetatud planeeringute puhul me ei näe, et see lahendus võiks tulla üldplaneeringut muutev. Siin aga näeme. Arendaja nägi, ei näe, eks ole. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele ja paneme päevakorrapunkti. Palun siis tulevikus kiiremini reageerida, et me ei peaks neid siis etterutatest tagantjärgi võtma, aga palun sõnavõtt Indrek siis vastavalt siis ajalimiidile. Aitäh, jah. Siin on nüüd valitsus esitanud eelnõu, kus ta ütleb, et algatada, eks ole, samas on koostanud seletuskirja, kus ütleb, et kogu veeressurss on juba nagu ära jagatud. No ma ise mõtlesin, et mida ma selle eelnõu puhul siis peaksin otsustama ja ma kindlasti ei saa selle otsuse vastuvõtmise vastu hääletada nendel põhjustel, mille valitsus on seletuskirja märkinud. Ehk siis nimelt sellel põhjusel, et kogu veeressurss on juba ära jagatud kõikide olemasolevate ja realiseeritavate planeeringute vahel, eks ole. Sellepärast, et selle veeressursi juurde hankimine ühest või teisest veehaardest siis, ühest või teisest kihist on vallavalitsuse enda ülesanne. Seda tuleb teha veeuuringutega. Ja vallavalitsus ei saa jätta ühte detailplaneeringut seepärast algatamata, et on jätnud oma enda ülesande täitmata. Need on need põhjused, miks mina pean hääletama selle otsuse vastuvõtmise poolt ja tahtsin selle tähelepanu juhtida, sellele ka teiste volikogu liikmete tähelepanu juhtida, et nende argumentidega, mis seletuskirjas on, peamiselt on sellest toodud veepuuduse argument, ei ole võimalik detailplaneeringut algatamata jätta. Aitäh! Aitäh! Rohkem tõesti nüüd vist ei ole küsimusi. See on küsimus, kui sain olla. Ei, see oli sõnavõtt. Aga aitäh veel kord ettekandjatele ja paneme palun päevakorrapunkti number 3 hääletusele. Poolt hääletas 16 volikogu liiget. Päevakorrapunkt number 4 on määruse eelnõu Kiili valla kliima- ja energiakava 2030. Harku, Saku ja Kiili valdade kliima- ja energiakava 2030 kinnitamine, teine lugemine. Ettekandjaks ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Jeret Annus. Ja meil on saalis ka Rander Süld, tema on siis energiakava koostaja. Palun. Aitäh! Volikogu võib-olla mäletab, et selle määruse esimene lugemine oli pea aasta tagasi, see oli eelmine aasta septembris, mille järgselt me siis selle valminud kava avalikustasime ja ootasime siis parandusettepanekuid, aga ühtegi parandusettepanekut sellele kavale ei saabunud. Ja kuna see kava on siis tehtud meil koos Saku ja Harkuga, siis me jäime nagu menetluslikult ootama, et millal ka nemad siis oma esimesed lugemised volikogudes ära teevad, avalikustavad ja selgub, et kas sealt tuleb mingisuguseid ettepanekuid sellele kava kohta. Ja tänaseks on siis nii Harku kui
kui Saku siis jõudnud oma esimesed lugemised teha, avalikustada ja sellele osale, mis meil siis ühine on, ka nende poolt siis ühtegi parandust, ettepanekut ei saabunud. Ja see on ka siis see põhjus, miks me täna teeme enda siis uuesti volikokku, et siis see kava siis kehtima panna. Heret Annus, palun. Aitäh. Keskkonnaplaneerimiskomisjon siin samuti 11. september seda punkti arutas ja kuulas jah, et nii Sakus kui Harkus on käinud läbi nüüd Sakus kui teisel lugemisel vist on tehtud. Ja kuna seda 3 valla ühisosa nüüd vahepeal siin ei muudetud ja Kiili enda ligi 180 täpsustust ja märkust esimeseks lugemiseks tegi ära. Ja vahepeal ei tulnud jah midagi juurde ja nii, et komisjon 8 poolthäälega hääletas siis selle poolt ja volikogusse vastuvõtmiseks. Aitäh! Kas kellegi on küsimusi? On. Indrek Sinisaar, palun esimene küsimus. Mul on selle menetlusliku poolega osas küsimus, et tõepoolest oli esimene lugemine 14. september eelmine aasta. Et mis oli see muudatuse esitamise tähtaeg, sest mina nagu kuidagi nagu ei meenu, et seda oleks siis välja öeldud või hiljem seda kuidagi kommunikeeritud. Või oli see, või on lihtsalt läinud kuskilt ja silmest mööda? Peast ütle, aga ma ei tea, kas Mari-Liis saad vaadata, et mis need olid. Minust seda mitu korda sai nagu saadetud. Septembrikuu volikogus öeldi, et me täpsustame seda muudatusettepanekute tähtaega, siis ma seda täpselt kuupäevaga ei mäleta, aga sügisel saadeti kõikidele volikogu liikmetele see muudatusettepanekute tähtaeg meili teel, siis anti ka tähtaeg, ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud ja siis kevadel, äkki see oli aprillikuus, saadeti veel volikogu liikmetele täiendav muudatusettepanekute tähtaeg, et kuhu ka ei tulnud ühtegi muudatusettepanekut. Et ma võin selles suhtes võid mulle kirjutada, et ma saan need kuupäevad täpsustada, kui soovi on. Indrek Rustamil on küsimus. Mul on küsimus siin seoses üldplaneeringuga, aga ma alustan natuke kaugemalt, et ma tegelikult tegin kirjalikud küsimused üldplaneeringu kohta ja muu hulgas küsisin, et kes korraldab üldplaneeringu koostamist ja teie vastasite, et ministeerium nõuab, et selle peaks koostama üks vallaametnik, aga et kahjuks Kiili valla struktuuris vastavat ametnikku ei ole olnud ja teda ei ole võimalik tööle võtta. Samas mina olen aru saanud, et tegelikult kui teid tööle võeti, et siis teie ametijuhendisse kirjutati kohustus tegeleda valla üldplaneeringu koostamise ja menetlusprotsessi koordineerimisega. Seepärast ma küsingi teie käest, et kuidas Kiili valla energiakava nüüd mõjutab teie tööd üldplaneeringu koostajana? Sest mina saan aru, et see ongi ikkagi teie ülesanne. No alustame sellest, et tõepoolest ametiühendus on selle protsessi korraldamine. Et mis on võib-olla selles asja juures keeruline, kui me räägime üldplaneeringust, et see üldplaneeringu protsess on algatatud oluliselt varem kui mina siia kalda tulin ja kui mina valda liitusin, siis oli seal väga suur osa sellest juba tehtud. Et kui te küsite minu arvamus, siis mina kindlasti oleks üldplaneeringu menetluse protsessis teinud rohkem uuringuid, teinud seda tausta oluliselt rohkem selgeks ja selle saadud info pealt siis oleks saanud ka paremini hakata üldplaneeringut teostama. Et kahjuks see protsess on olnud osaliselt varem tehtud ja need nõuded või ettepanekud, kas see sama kliimaenergia kava oli tegelikult sisuliselt kokku lepitud, kui mina siia tööle tulin, ma võtsin selle lihtsalt üle ja need protsessid on viidud, varasemalt käitud protsessid on viidud lihtsalt lõpuni. Isiklikult mina oleks neid protsesse natuke teistmoodi juhtinud, aga ma ei saa kuidagi olematuks teha seda, mis siin on tehtud varasemalt. Ja Indrek Rustam sõnavõtt, palun. Kas
selle Kiili kliimakava ja energiakava tegemiseks ei ole tegelikult tehtud väga põhjalikke uuringuid ja sealjuures ei ole esimese ja teise lugemise vahepeal nagu pööratud tähelepanu ka nendele aspektidele, millele ma eelmine kord volikogus tähelepanu juhtisin. Ehk minu meelest see kliima- ja energiakava ei ole tegelikult volikogu poolt kinnitamiseks valmis täna. Ma võtan ainult ühe teema jällegi, mis puudutab siis üleujutusi. Et me nagu kõik teame ju tegelikult, et meil on Luige piirkond, kus veetase on liiga kõrge ja vaatamata sellele, et me oleme korduvalt volikogus seda rääkinud, ei ole Luigel maaparandusega tegeletud valitsuse eestvõttel. Samamoodi, kui me võtame näiteks mitme valla üleselt, siis me teame ju, et Vääne jõel on mitu paisu, neist esimene asub kohe Saku keskuses, eks ole, selle paisu ka veetaseme reguleerimine mõjutab kohe otseselt Vääne jõe voolu kiirust, sealjuures ka siis Vääne jõkke suunduvat Lähtse peakraavis oleva vee voolu kiirust ja nii edasi ja nii edasi. Ehk kui Saku otsustab, et temal on tiigi jaoks tarvis rohkem vett, eks ole, paisutab rohkem, siis tegelikult meie siinpool upume ja kui Saku otsustab vee alla lasta, siis meil läheb siinpool kuivemaks. Et niisuguseid küsimusi nagu selles kliimakavas üldse ei käsitleda valdade üleselt, eks ole, samuti ei käsitleta maaparandusküsimusi, mis aitavad üleujutusi vältida. Üleujutuse ohtlikes piirkondades, ma mõtlen, need üleujutuse ohtlikud piirkonnad ei tule loomulikult meretaseme tõusust, vaid need tulevad ikkagi sellest, mis taevast alla sajab ja mis kevaditi sulab. Ma olen ka tegelikult vallavalitsusele juhtinud korduvalt tähelepanu, kui on olnud teede vastuvõtmise küsimus uuselamurajoonides, eks ole, et kas seal on siis tehtud ära ka vajalik maaparandusprojekt, eks ole, et vältida see tee tulevikus nii alla ei jääks lume sulamise ajal. Sellel aastal ei jäänud veel, maaparandusprojekti ei ole seal midagi kuulda olnud, eks ole. See aasta läks õnneks, ei jäänud vee alla. Mis saab järgmine aasta, seda me ei tea. Ehk võttes kas või ainult ühe aspekti ja see on üleujutused, ei paku see Kiili valla kliima- ja energiakava tegelikult sobivaid lahendusi elanikkonnale. Ja minu hinnangul ongi ta liiga pealiskaudne ning pole vastuvõtmiseks valmis. Ja seetõttu ma ei saa selle poolt hääletada, kuigi tegemist on kahtlemata vajaliku sfääriga, millele peab tähelepanu pöörama, aga ta sellise pooliku üldsõnalise dokumendi poolt lihtsalt ma kahjuks ei saa hääletada. Aitäh! Aitäh, Indrek, et ma isegi siin on natuke sinuga nõus, et see kliima soojenemine, selle ärahoidmine või siis nende muutustega hakkama saamine on tõesti keeruline ja me vajame oluliselt rohkem infot, kuidas neid protsesse siis muuta või kuidas nende muutustega hakkama saada. Ja me oleme ka nende naabervaldadega tegelikult arutanud, et see kava on tõepoolest siis selline esimene dokument, mis neid käsitleb, proovib neid muutusi kaardistada ja mõtestab siis, kuidas nendega hakkama saada. Aga rohkema info kaasamine, et siin ei olegi nagu piir, et siis me võime selle dokumendi ajada ülimahukaks, ülipeeneks ja teda menetleda aastaid ja me oleme jõudnud selleni, et kui see dokument nüüd nagu vastu võetakse, et meil oleks siis valdadega koostöös mõistlik
nii-öelda a la võib-olla niinimetatud selle energiakava rakendusmeetmed või mingi rakenduskava teha, kus me siis tõepoolest lähme erinevate valdkondadega oluliselt süvatsi, on see siis sinu toodud näide selles veevaldkonnas või milleski muus ja proovime siis nendega minna täpsemaks ja tõepoolest saab välja töötada siis mingi tegevuskava, mingid mõõdikud, mille alusel me saame neid muutusi mõõta ja mida ka siis võib-olla konkreetsemates valdkondades inimestele jagada ja selgemalt kõik saaksid aru, mis on need tegevused, midagi ära hoida või mis on need tegevused, kuidas nende muutustega siis hakkama saab. Aitäh, Indrek Sinisaar, küsimus. Eeldatavasti igasugune selline kava peaks välja tooma konkreetsed tulemid, kuhu jõuda selle kavaga. Ei ole sellisel kaval mõtet. Küsingi, et see on 2 poolega küsimus, et millised rahalised kohustused vallale nüüd tekivad siin aastani 2030 ja mis vallaelaniku jaoks nüüd siis muutub vahepeal, kui muutub? No, ütleme niimoodi, et eks me otseselt võib-olla mingid monitoorimise kulud tulevad, me ei oska neid täpselt hinnata, me ei ole neid hinnanguid võtnud, aga eks meie eelarvesse mingisugused vahendid monitoorimiseks ja peame panema. Vallaelaniku jaoks, nii kui ma täpselt ütlen, on see, et ta saab esimese info, et mis see meie vallale tähendab ja millised on need valdkonnad, mida me puudutame ja nii kui ma ütlesin, nagu ma eelnevalt ütlesin, siis meil on mõte, et selgemalt valdkonnapõhiselt me proovime siis ikkagi ka mingisugused abidokumente hakata looma, aga meil on võib-olla selleks täna lihtsalt infot liiga vähe, et me ootame ära ka võib-olla riigi täpsemad suunised, et mis on need riigi hoiakud nende meetmete leevendamiseks või siis hakkama saamiseks ja proovime siis sealt mingi terviku selgema materjali kokku saada. Selline mõte. Täname siis ettekandjat ja hetkel rohkem küsimusi ei ole. Palun panna päevakorrapunkt number 4 hääletusele. Selle päevakorrapunkti poolt hääletas 10 volikogu liiget, vastu oli 3, erapooletuks jäid 3. Määrus on vastu võetud. Me oleme nüüd täpselt 1,5 tundi koos olnud. Ma usun, et kellegi midagi selle vastu pole, kui me läheme sujuvalt edasi ja lõpetame selle viimase punktiga ära, et vaheaega tegema ei hakka. Aga siis palun, päevakorrapunkt number 5 on informatsioon ja vallavanema Liiva. Kõigepealt paar sellist piiriülest asja infoks. On 2 teemaplaneeringut, üks on algatatud, teist tahetakse algatada riigi tegemised ja üks teemaplaneering on siis Harju maakonna maavarade teemaplaneering. Ja meile on siis nüüd teada antud, et teie omavalitsuse territooriumil ei asu esialgse lahenduse alusel riigi huviga strateegilisi kaevandamiseks sobilikke alasid. Samuti ei piirne teie omavalitsusega ühtegi kaevandamiseks sobilikku ala, mille võimalik mõjuala ulatuks teie omavalitsuse territooriumile. Siin ma täpsustan, jutt ei käi Turbast, vaid jutt käib Liivast ja Killustikust, Paekivist ja nii edasi. Kaart ka siis juurde pandud, et Saku vallas on siis kõige lähem meile siis Liiva kaevandamine, aga see ei ole selles osas, mis jääb Kangro poole märgitud, vaid on seal kaugemal, kus on
Männikutee ja need kohad. Siis on teine riigi eriplaneering. See puudutab siis 330 kilovoldist elektriliini. Riik peab parandama varustuskindlust. Ehk siis on vaja ära ühendada Kiisa alajaam, elektrijaam tegelikult, varu elektrijaam. Ülemiste järve ääres olev, mis on seal Raudalu kandis ja siis Aruküla alajaam. Ja selleks tahetakse rajada 330 kilovoldine elektriliin. See on pakutud välja need erinevad klassid ja siis enne seda planeeringu algatamist saadeti arvamuse küsimiseks valdale. Meie seisukoht, mis välja läks, oli see, et võimalikult olemasolevates koridorides, ehk siis kus on gaasitrass või kus on olemasolevad elektriliinid, et seda, et teha mingisuguseid uusi koridore, et seda me kindlasti nagu ei poolda ja see ei ole ka kuidagi kliima ja mis iganes sõbralik. Nii et sellised riigi planeeringud siis. Eks nad algatavad selle ära ja siis läheb see menetlusprotsess edasi. Oli omavalitsusliidu volikogu eile igasuguseid jutte, aga käis rääkimas ka Rail Balticust, siis üks inimene seal. Jutt oli selline optimistlik, aga kõik teavad, et seal taustal on tegelikult väga suured probleemid ja eriti Lätimaal, kus ei liigu asi peaaegu mitte kuidagi ja mitte kuhugi. Ja Eestis on ka täna nagu selgust nii palju ainult, et Pärnuni on võimalik seda esimese hooga teha ja sealt edasi on ka maakonna planeering kehtestamata. Nii et mingisugused tähtajad ja kõik muud jutud on tegelikult selline viima peale kirjutatud olukord. Siis avasime Vaela lasteaia pidulikult. Kindlasti panite tähele. Ehitatakse siis mahasõitu, põhimahasõitu samal lasteaiale. Tähtaeg on siis 30. oktoober, aga tõenäoliselt saab see varem valmis. Ühtlasi siis ka Voore tänav ja Väljamäe tee algus on üles reesitud ja sinna tuleb uus asfalt peale, sest need kohad vajasid seda. Asfalteerimised on siis kavandatud ühes taktis selle ristmiku asfalteerimisega, et saada sinna selline segu, mis soolale ka vastu peab, peale siis see sõit tuleb. Ja koolid ja lasteaiad on oma tööd alustanud, uus õppeaasta on alanud, 4. on õpetajate päev. Aasta on õpetajate selline tore üritus, mida me oleme ikka kuskil teinud, seekord on Estonias. Ühine siis ka etenduse vaatamine. Ja sellega praegu kõik. Kostamine on küsimus. Et seda teemat on varem korduvalt tõstatanud Indrek Raadik, keda ei saanud täna kohal olla ja sel põhjusel ma mõtlesin, et ma võtan selle initsiatiivi enda peale ning tutvusin Vaela lasteaia mahasõidu osas tehtud liiklusohutusauditiga. Ma loodan, et kõik volikogu liikmed on liiklusauditiga tutvunud. Kes ei ole, võib käe püsti tõsta. Kõik on tutvunud Vaela lasteaia mahasõidu liiklusohutusauditiga. Ja selles auditis on öeldud, et projekteeritud lahendus ei taga ohutut liiklust. Ohutu pööre ei ole võimalik ka praeguste liiklussageduste juures, aga liiklussagedus kasvab.
tõenäoliselt lähema 1–4 aasta jooksul juhtub seal liiklusõnnetus, mille tagajärjel saab inimene raskelt vigastada. Seda ütleb liiklusohutuse audit. Nüüd me teame, et sellise vaela lasteaia mahasõidu, mis on ohtlik, surusite läbi teie, Aimar Liiva. Kas te olete nüüd nõus isiklikult vastutama, kui selline raskete tagajärgedega liiklusõnnetus aset leiab? See oli küsimus. Et kõigepealt alustaks sellest, et antud teemat käsitleti suure põhjalikkusega keskkonna- ja planeerimiskomisjoni istungil, kus sina ei viibinud paraku. Ei viibinud ka Indrek Raadik, kes on siin korduvalt seda teemat tõstatanud. Seal said kõik need küsimused ka kenasti vastuse. Kõigil oli seal võimalik kohal olla ja läks ka kutse. Ja päris sellisel moel, nagu sina siin tsiteerid seda, need asjad ei ole. Ei ole seal juttu sellest, et toimub raske liiklusõnnetus, kus inimene saab raskelt viga ja nii edasi. See on tavapärane protseduurika liiklusohutuse auditite puhul, kus pannakse kirja kõik asjad kenasti. See on võimalik mingisugune asi. Aga see ei tähenda, et see tingimata juhtub. Ja Kiili vallas on palju suurema liiklussagedusega vasakpöördeid Rahvamaja juures, Karja tänaval ja nii edasi. See ei ole absoluutselt selline koht, kus liikluskoormus oleks Opmani teelt tulles täna selline, mida me saaks Kiili valla kõige ohtlikumate ja kõige suurema liiklussagedusega ristmike hulka nagu liigitada. See on ka väga selgelt öeldud, et juhul kui seal peaks tekkima mingisugune probleem tulevikus, siis on valmidus paigaldada sinna foor, seda kes tehakse. Hetkel seda pole nõutud. Tuletan meelde, tegu on riigimaanteega. Protsessi tegelikult juhib Transpordiamet. Aimar Liiva isiklikult ei ole seal mitte midagi otsustanud. Et palun mitte ajada vaatajatele, volikogu liikmetele täieliku jama. Indrek Sinisel on küsimus. Jaa, ma jätkan samal teemal. Üle ka ümber. Siin sotsiaalmeedias on see teema ka kirgi kütnud ja ühest vallavalitsuse vastusest loen välja, et siin on viidatud osadele headele inimeste jõupingutustele, kes on seda ristmiku ehitust venitanud ja vastu töötanud. Ma tahaks nagu aru saada, et mis täpselt siis need jõupingutused ja see vastutöötamine, milles see siis nagu seisnes, et suudeti nagu ristmiku ehitust nagu siis edasi lükata. Kirjavahetus päringud erinevad Transpordiametile, mis protsessi venitasid. On otsene vastus. Indrek Roostami teine küsimus. Ma alustan seda teist küsimust selgitusega, et Aimar Liiva nagu valetab täiega. Aimar Liiva on see mees, kes luges läbi liiklusohutuse auditi, kus oli soovitus teha ohutu ringristmik. Tema jättis selle liiklusohutuse auditi tähelepanuta ja surus läbi praeguse lahenduse saare detailplaneeringu muutmisega. Ehk siis teiste sõnadega, kui liiklusohutus eksperdi poolt välja öeldud oht raskete tagajärgedega liiklusõnnetuseks saab teoks, siis ma küsin Aimar Liiva, kas sa oled nõus vastutama selle kahju eest, mis sa oled põhjustanud, jättes kõrvale ohutu lahenduse ja surudes läbi ohtliku lahenduse? Aitäh küsimuse eest. Et rumalat demagoogiat ei maksa volikogu saalis ajada. Kiili valla elanik, kes vaatab ka meie ülekannet, ei ole nii rumal, et ta ei saaks aru, et vallavanem ei kooskõlasta ühtegi liiklusauditit. Vallavanem ei ole see, kes surub läbi mingisuguseid asju vastu igasuguseid Transpordiameti ja muude asutuste tahtmist.
et see, mida sa siin püüad näidata, on mingisugune poliitiline selline pilotaaž. Aga need asjad ei käi niiviisi selles maailmas. Võib-olla sinu maailmas käivad, Valla maailmas ei käi. Aitäh, Eret Annus, sõnavõtt. Jah, ma tahan üle kinnitada, et me viimases komisjoni koosolekul oli päris pikk päevakorrapunkt sellel samal teemal. Ma olin eelnevalt üles otsinud siis kõik võimalikud süüdistused, küsimused, mis on tulnud siit läbi erinevate volikogude ja sotsiaalmeedia postituste. Meil oli külalisena siis kutsutud ka Indrek Raadik, Indrek Sinisaar oli kohal, Kadri Rumm vastas enamustele küsimustele ja kõik need said päris korralikult protokollitud. Et nii seesama auditi küsimus kui ka palju muid asju. Ja me arutasime päris põhjalikult kõik asjad. Kui teinekord on huvi, siis tulge kohale ja neid saab nagu faktipõhiselt otsida nii küsimusi kui vastuseid, mitte nagu sellist tsirkust teha ja kedagi süüdistada siin volikogu saalis. See ei ole nagu mõistlik. Aitäh. Aitäh, Indrek Sinisaar, küsimus. Aitäh. Küsimus on ooperist. Maamaksumäärad. Täna on siis olukord, kus 1. septembril opositsioon tegi ettepaneku 2. septembril siis erakorralise volikogu osaselt ja esitas siis oma ettepaneku, mille siis Kiili külade ühendus lihtsalt maha hääletas. Tänases volikogus ei ole ka ühtegi seda uut ettepanekut menetluste võetud. Et küsingi, et olete siis nüüd rahul, et inimesed veelgi rohkem hakkavad maksma järgmine aasta maamaksu? Mina isiklikult ei ole hääletanud selles küsimuses. Mina tean seda, et vallavalitsus tõi volikokku maamaksu eelnõu, mis oli mõõduka mõistliku tõusuga arvestatud. Teie hääletasite selle maha. Ja sul ei ole nagu rohkem midagi lisada sellele. Ainult võib-olla seda, et see asi ei ole nii ühene, et kui palju kellelgi maamaks tõuseb. Sõltub väga palju piirkonnast, sõltub väga palju kinnistu suurusest, kodualuse maa maksuvabastus kehtib endiselt. Nii et need määrad arvutatakse välja ja siis paistab, et nii palju kui minul infot on, siis teiste valdadega ümberkaudu on samamoodi. Ei ole nagu midagi erilist selles. Et huvitavam aeg tuleb järgmisel aastal. Kui on räägitud, et muutuvad veel mingisugused parameetrid seal. Seekord liiga palju, pole isegi muutu. Indrek Rustam sõnavõtt ja palun seda teha siis viisakal toonil. Palun. Mina olengi olnud väga viisakas, et vallavanem sõimab mind ja kõiki teisi opositsionääre rumalateks, et kes ei saa aru, kui hea mahasõidu on tema vallavalitsus projekteerinud ja millise õnne see Kiili liiklejate õuele toob. Aga ma küsisin ju tegelikult väga lihtsa küsimuse, et kui vallavalitsus on korraldanud just säärase mahasõidu, mis on vastuolus liiklusohutuseksperdi soovitusega, kas siis vallavanem kavatseb tekkinud kahju eest vastutada või mitte? Ja ma ei kuulnud vastust sellele küsimusele. Ma kuulen nagu vastust, et vastutab Transpordiamet, sest tegemist on riigi maanteega. Vastutab komisjon, sest seal on kõik läbi arutatud ja heaks kiidetud. Minu küsimus ei olnud komisjonile, minu küsimus ei olnud Transpordiametile. Ma arvan, et Transpordiamet ei väänanud vallavanema käsi, öeldes, et ei, ringristmikut ei tohi mitte mingil juhul ehitada, tuleb ehitada säärane mahasõit, nagu praegu ehitatakse. Säärase mahasõidu, nagu praegu ehitatakse. Surus läbi vallavanem, Aimar Liiv. Ta ei vasta küsimusele, aga vastutab selle.
tagajärgede eest. Pange tähele, mida ta räägib. Ta ei räägi kordagi vastutusest. Ta räägib, alati on keegi teine süüdi. Alati on keegi kuskil mingi kollektiiv, kes on teinud otsuseid. Aga tema ise ei julge võtta otsust ja ei julge võtta vastutust. Ja nüüd ma tahaks siia juurde teha ka repliigi sellel teisel teemal, mille tõstetas Indrek Sinisaar, nimelt maamaksu küsimuses. Just maamaksu küsimuses on vallavalitsus toonud volikogu ette eelmisel aastal maksimaalsete maksumäärade kehtestamise. Ja volikogu poolelt siis Kiili külade ühenduse volikogu liikmed on kehtestanud Kiilis maksimaalsed maamaksumäärad. Meie ettepanekule kehtestada tulevast aastast minimaalsed maamaksumäärad jaatavalt ei vastanud. Te olite selle vastu. Te tahategi, et Kiilis kehtiks maksimaalsed maamaksumäärad. Aitäh. Palun. Liis Mäekivi soovib veel sõna, palun. Ma sooviks jah, aitäh. Sooviks kommenteerida ka seda maamaksu teemat kohe põgusalt, et päris õige ei ole see väide, et justkui opositsioon või vallavalitsus sooviks maksimaalseid maksumäärasid maamaksul hoida, sellepärast, et lähme nüüd korra sellest erakorralisest volikogust nagu veel tagasi. Esimene ettepanek, mis tuli majanduskomisjoni vallavalitsuselt, oli see, et maksumäärasi muuta selliselt, et tulu tõuseks mõõdukalt 10% ka järgmisel aastal. Ja majanduskomisjon tegelikult oli üsna ühehäälselt selle poolt, kui ma õigesti mäletan, siis üks liige jäi erapooletuks, teised kõik hääletasid selle poolt, et suunata see volikokku. Lisaks me majanduskomisjonis arutasime ka seda, et kas oleks siis, et see oli nagu kõige tagasihoidlikum prognoos, et kas äkki oleks isegi mõistlik veidi rohkem tõsta, pidime seda veel edasi arutama ja see üks volikogu, kus ma paraku ise ei saanud osaleda, siis üllatuseks ka mulle endale selgus, et seal hääletati hoopis see nagu eelnõu nagu maha. Ehk siis erinevalt sellest, kuidas komisjoni liikmed hääletasid komisjonis, siis volikogust oli teine otsus, millele järgnis see edasine kõik see virvar, kus tuli hoopis uus eelnõu, et tegelikult vallavalitsuse ettepanek oli nii-öelda mõistlik maamaksu tõstmine uuel aastal ja majanduskomisjon iseenesest oli selle poolt. Volikogus, korralises volikogus tuli millegi pärast teine resultaat. Aitäh. Indrek Rustam, teie repliik, palun. See oligi vist mis Liis Mäekivi, ajalugu sinu jaoks maa maksustamisküsimuses algab märksa hiljem, kui ta tegelikult algas. Jutt käis maksimaalsete maksumäärade kehtestamisest. Maksimaalsed maksumäärad kehtestas Kiili külade ühendus oma volikogu liikmete häältega 2023. aastal. Seda ta tegi vallavalitsuse ettepanekul. Rahandusministeeriumi ettepanekul. Ei, Rahandusministeerium ei viibinud siin volikogus. Vallavalitsusele tuli suunis selle kohta, nii et ära hakka jälle ajama mingisugust kelmast. 10% kaitse oli nii ehk naa ju, seda sa nagu Rahandusministeeriumist ei tulnud teile mingisugust suunist. Teil ei ole... On täiesti olemas, Liiviku kiri on täitsa olemas selle kohta. Ja mis seal siis oli öeldud, et vastasel juhul pannuski teid vangi, kui te ei kehtestanud? Seal oli kirjas, et mõistlik on kehtestada maksimaalne määr, kuna vastasel juhul ei ole selge, et teile vähene see maksu. Mitte Rahandusministeerium ei otsusta, millised maksumäärad on Kiili vallas mõistlikud, vaid seda otsustavad volikogu liikmed.
antud juhul teie otsustasite, et mõistlik on Kiilis kehtestada maksimaalsed maamaksumäärad ja igasugune edasine jutt sel teemal ei vii nagu kuhugi. Aitäh, kolleegid, repliik väljus juba oma mõõtmetest. Kas kellelgi on veel küsimusi, sõnavõtte? Ei ole. Aitäh osalejatele ja sellega on volikogu istung lõppenud.